Tervist, head Objektiivi Fookuses saate vaatajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja tänases Fookuses saates istub siin laua taga Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! Räägime kahest teemast. Nimelt Isamaa on tutvustanud oma valgusfoori, mis siis on lubatud Eesti ühiskonnas ümber pöörata ja mida mitte. Sellest räägime esimeses pooles ja siis tuleme Riigikohtu istungi juurde, kus räägiti kirikute koguduste seadusest ja seal on nii mõndagi kommenteerida. Aga alustame sellest esimesest teemast. Nimelt praegu reitingutes pikka aega esimest kohta hoidnud Isamaa on nüüd tutvustanud nii-öelda sellist asja nagu valgusfoori, et millised seadused siis millised seadused Isamaa siis pööraks tagasi ja millised mitte. Ja värskendame siis natukene mälu, et milline tuli põleb siis punaselt. Punane tuli põleb ehk pööratakse tagasi välisvangide Eestisse paigutamine, mootorsõidukimaks ja registreerimistasu, netikasiinode maksualandus, vihakõne seadus, superandmebaas ja kliimaseadus. Kollase tule said aga valitsemiskulude vähendamine ja bürokraatia tõkestamine ning riigieelarve baasseadus. Roheline tuli on Isamaa poolt rahvastikukriisi lahendamisele, ETS-süsteemi reformimisele ja riigikaitseliste eesmärkide täitmisele. Selline on siis Isamaa valgusfoor. Mis see kollane tuli nüüd lõppkokkuvõttes siin on, et mida see tähendab, et meil on kollane tuli. Ma nagu täpselt ei ole aru saanud, et kas võib hääletada poolt, võib hääletada vastu, kas võib minna sõita läbi kollase tule või mitte, me ei tea täpselt. Aga igal juhul nüüd see punase tule küsimus paneb küll konservatiivid sellist huvitavat mõtet mõtlema ja küsimust küsima. Et siin on meil sellised peamiselt energia ja maksupoliitika teemad välja toodud. Mootorsõidukimaks ja registreerimistasu ära tühistada, siis ka välisvangide Eestisse paigutamine, millega Pakosta hakkama sai, Justiitsministeerium hakkama sai, mis on täielik hullumeelsus, loomulikult ära tühistada. Ja siis ka netikasiinode maksualandus, mis oli E200 üks peamiseid soolosid, millega võeti nii-öelda haardesse Reformierakond ja siis ka vihakõne seadus, superandmebaas ja kliimaseadus. Need tuleb siis kõik ümber teha, mida Reformierakond ja E200 ja sotsialistid loomulikult samuti, kui nad valitsuses olid, valesti tegid. Mida me siit aga ei leia? Loomulikult on üks väga oluline nii-öelda seaduse muudatus või uus seadus, milleks on abielu rüvetamine, milleks on konservatiividele võib-olla üks absoluutselt kõige kesksem selline moraalne printsiip, mille Kaja Kallase valitsus kohe, kui ta võimule tuli 23. aasta suvel, juunikuu lõpus, viimaseks selliseks triumfiks enne suvevaheajale siirdumist, absoluutselt vastu rahva tahet, vastu kõikide kriitikute positsioonide läbi surus ja tundes endal siis sellist nagu liberalistlikku jõuolga taga, tegi seda, mida siis 10 aastat polnud peale kooseluseaduse krahhi tegelikult Riigikogu suutnud teha. Ehk siis lihtsalt rammis läbi abielu rüvetamise. Isamaa ei maini sellest poole sõnagagi. Mitte üheski valgusfoori tulukese all ei ole mainitud abielu rüvetamise seadust ja see nüüd paneb omakorda konservatiivide punase tulukese. Peaks nüüd panema otseselt põlema, et kui Isamaa on valgusfoor, siis meil on selline nii-öelda huilgav punase tulukesega nii-öelda selline hädavalgus, mis nüüd tuleb, millele tuleb nüüd vajutada ja selgelt vajutada. Sest nii nagu me oleme rääkinud pikalt, Isamaa ja ka Keskerakond üritavad sellest teemast tõsiselt nagu kõrvale hiilida. No kui minu teha oleks, mina paneks üldse katu selle sinise vilkuri ja sõidaksin Isamaale järgi ja viiks nad ära plate peale, aga sellist vilkurit mul ei ole kahjuks. Aga tõepoolest, et kui vaadata neid teemasid, mida nad siis oma valgusfooris on tutvustanud ja keskenduda nendele, mis on punase
või mis saavad punase tule, et mida nad siis ümber teevad, mida nad hakkavad ümber pöörama ja ära muutma, siis torkab silma tõesti, et tegemist on põhiliselt majanduse ja maksunduse küsimustega ja sellised väärtusküsimused või nagu me ka vahest oleme nimetanud, kultuurisõja küsimused üldse ei kajastugi selles loetelus. Ja Isamaa ilmselt kavatsebki valijate ette astuda nõnda, et ta ei toogi neid teemasid esile. Ja kui me meenutame seda olukorda, mis oli perekonnaseaduse muutmise ajal, siis 2023. aasta juunikuus, kui see nii nimetatud abieluvõrdsus või homoabielu läbi rammiti Riigikogus, siis tõepoolest Isamaa ja Keskerakond ju hääletasid ka sellele vastu. Ja Isamaa ja Keskerakonna esindajad käisid ju sõna võtmas ju ka sihtasutuse perekonnatraditsiooni kaitseks korraldatud meeleavaldusel, mis siis oli, mäletage enam, kas mai lõpus või juuni alguses, mõned nädalad enne selle seaduse vastuvõtmist. Nii et tol hetkel Isamaa ja ka Keskerakond positsioneerusid ikkagi sellise konservatiivse rinde poole peal või konservatiivse leeri poole peal ja olid ka siis Riigikogu saalis selle seaduse vastu. Aga niipea, kui see läbi rammiti, mis oli ju ette näha, et hääled olid koos, siis nii Isamaa juhtkond kui ka Keskerakond, ka Kõlvart tegelikult hakkasid juba toona vingerdama, et nemad ei, vaatame nüüd edasi, mis saab sellest ja et nagu juba tehtud asi ja paistab, et see hoiak on kandunud üle siis tänasesse päeva ja ei Isamaa ega Keskerakond ei soovi tegelikult seda teemat või üldse laiemalt kultuurisõja teemasid üles võtta enne 2027. aasta Riigikogu valimisi, mille kohta on kirjutanud ju ka Postimehes Meinhard Pulk ja Mikk Salu, ühe analüüsi, kus nad siis ütlevad, et Isamaa toetajaskond, mida siis on, ütleme, 25% ja pealegi veel, vahest oli isegi 30 kanti, et selle väiksem ühisosa või ühisnimetaja ongi majandusküsimused ja maksundusküsimused. Ütleme, kõige suurem ühisosa just on siis majandus- ja maksundusküsimustes ja kõige väiksem ühisosa on siis väärtusküsimustes. Nii et Isamaal tegelikult olles siis võtnud üle Reformierakonna valijaid enda taha, ei sobigi kuidagi nüüd ennast positsioneerida nagu EKRE, kes on täiesti selgelt öelnud välja, et võimule saades lõpetatakse või pööratakse tagasi abielu rüvetamine, astutakse välja näiteks Istanbuli konventsioonist ja tehakse veel muidki asju, mis siis see liberaalne leer on suutnud vahepeal siin Eestis läbi suruda. Ja see on minu meelest väga oluline tähele panna praegu konservatiivsetele valijatele. Eks lõppude lõpuks igaüks teeb oma valimisotsused ise, läheb, hääletab, kes kuidas hääletab. Ja ma usun, et paljudel on kiusatus minna häält andma Isamaa poolt. Aga sellepärast, et tundub, et Isamaa saab valitsusse ja Isamaa tegelikult teebki järgmise valitsuse ja siis on nagu mõistlik neid toetada. Aga siis peab ka täpselt teadma, mida saadakse, kui Isamaad toetatakse või kui ka Keskerakonda toetatakse. Ja omaette huvitav teema on muidugi, et milline see järgmise Riigikogu matemaatika saab olema. Et kui Isamaa ja Keskerakond saavad kahe peale üle 50% hääli Riigikogus või kohti Riigikogus, siis nad teevad ilmselt kahe peale valitsuse. Ja neil ei ole vaja kolmandat osapoolt, neil ei ole vaja EKRE-t ega kedagi teist või ühesõnaga kedagi kolmandat juurde. Kui nad nüüd ei saa kahe peale neid nii palju hääli kokku, siis on tõesti intrigeeriv küsimus, et keda nad kutsuvad endale kolmandaks partneriks. Kas nad kutsuvad näiteks sotsid, kellega Keskerakonnal on selline keeruline läbisaamine praegusel ajal, või kas nad kutsuvad parempoolsed, kes ka eelduslikult on seal Riigikogu koosseisus järgmisel korral esindatud, vähemasti reitingud ja küsitlused niimoodi hetkel näitavad, kellega Isamaal on väga-väga keerulised suhted.
või nad otsustavad ikkagi kutsuda EKRE ja siis on muidugi see mäng natukene teistsugusem, sest EKRE-l on väga selged nõudmised, eks ole, nende ka kultuurisõja teemade ja loomulikult ka abielu teema küsimuses. Ja vaevalt, et nad muidugi Reformierakonda uuesti mängule ja tantsule paluvad, sest nad lähevadki ju tegelikult valimistele selle loosungiga, nagu me sellest valgusfoorist ka näeme, et nad lähevad ümber tegema Reformierakonna nii-öelda halbu otsuseid. Ja seetõttu ma väga ei usu, et nad tahaksid nüüd, kumb neist tahaks Reformierakonnaga väga valitsust teha, et siis tegelikult petetakse oma valijaid. Aga ma arvan, et on tähtis, et me sellest praegu räägime ja valijatele anname siis ka seda kaalumis nii-öelda ainet, mõtteainet, et kui sa oled otsustanud toetada Isamaad ja loodad sealt midagi, et mida sa siis reaalselt võid sealt saada? See on see küsimuste küsimus. Eriti kui me mõtleme kõikidele Euroopa nii-öelda peavoolu konservatiivsetele erakondadele, et mida nad siis on lubanud, mida nad on teinud ja mis on üldse laiem positsioon nendel olnud Euroopa ja üldse lääne poliitikas. No siin tegelikult tahaks kohe mängida ette tegelikult ühe reklaami, mis tuli Riigikogu valimistel peale kooseluseaduse debatti, kus Isamaa oli positsioneerinud ennast vahetult enne kooseluseaduse debatti ja kooseluseaduse debatti ja hääletuse ajal kooseluseaduse vastaseks ning siis tuli Isamaa PR-seltskond ja ütles, et selge, nüüd oleks kõige mõistlikum asi hakata rääkima mingisugusest täiesti arusaamatust maksureformist ning panna erakonna toonane esimees Juhan Parts kassajärjekorda sõna kõige otsesemas mõttes mune lugema. Vaatame. Härra Parts, ma nägin teie reklaami. Kuidas see teie maksureform käib? Kui palju te praegu palka saate? 550. Vaadake, täna võtab riik teilt iga kuu tulumaksu 75 eurot. Pärast IRL-i maksureformi jääb teile 55 eurot rohkem raha kätte, sest teie maksuvaba tulu on suurem. Jaa, sellest oleks mu perele abi küll. Vabandust, aga kust see raha tuleb? Kas need, kes rohkem teenivad, hakkavad rohkem maksma? Mitte kellegi tulumaks ei tõuse. Selleks on riigieelarves raha olemas. IRL-i maksureformiga. No nii, ja nii edasi. Ehk siis Isamaal oli kätte mängitud põhimõtteliselt täiesti suurepärane avang Riigikogu valimistel võtta see üles nii-öelda kultuurisõja lipp, ütelda, et meie seisame pereväärtuste eest ja me kavatseme tõepoolest edaspidi näiteks poolikult vastu võetud kooseluseaduse tühistada. Mida siis tehti, oli selline maksureform, maksuvaba tulu piiri tõstmine ja mingisugune selline asi, millele vähemalt toona üks Isamaa esinumbreid Maire Aunaste ei osanud mingisugust selgitust pakkuda ja rääkis pikalt, et see on nüüd selline asi, mida tema küll selgitada ei oska. No Parts üritas oma munadega, aga mitte väga tähelepanuväärselt, sellepärast, et me mäletame seda, et Isamaa järgmine tulemus nendel järgmiste Riigikogu valimistel oli ikkagi kõvasti alla ootuste. Et nüüd siis Isamaa on justkui võtnud mingisuguse sarnase positsiooni, et meil on olnud vägagi tõsine nii-öelda kultuuriline konflikt ühiskonnas ja nüüd võetakse nagu Partsi eeskujul esile majandusteemad, maksuteemad ja muud asjad. Tõsi, see olukord on pelgalt analoogne ja ühiskondlik kliima on päris palju muutunud sellest perioodist. Oleme ausad. Et kooseluseaduse päevadel oli see kultuurisõda absoluutselt kõige olulisem teema. Tänapäeval kahjuks ja mainime seda täitsa suure kahetsusega loomulikult, on kogu see kultuurisõja temaatika ja abielu temaatika jäänud selgelt maksu ja energia temaatika varju. Ja kaasa arvatud ja muidugi sõja temaatika varju, Ukraina sõda ja kõik muu.
geopoliitiline olukord. Ja kui me nüüd vaatame seda, et kuidas isegi nagu mõned konservatiivsed valijad võivad vaadata seda olukorda, siis tundub, et ka paljude konservatiivide arvates on see juba läinud rong, mida ei maksa puudutada. See on juba asi, et hakatakse vaikselt ära harjuma. Jah, las see abielu siis olla selline, keda see abielu siin elus ikka puudutab olukorras, kus meie rahvastik väheneb ja rahvastikukriis on aasta-aastalt üha suurem ja sügavam. Et see abielu teema justkui ei olegi nagu niivõrd oluline. Meil on julgeoleku teema, meil on maksuteema, meil on siin energiateema, kust me elektrit saame, kui palju me elektri eest maksame. See on palju olulisem, see on palju praktilisem, see on palju mõistlikum. Ja tundub, et Isamaa tänane PR juhtkond on nüüd teinud nagu panuse sellele, et jätame selle kultuurisõja perekonna teema nüüd täiesti kõrvale. See on nüüd siis juba vähemalt nagu teine kord nendel hetkedel, kui Eestit on konkreetselt see liberaalne internatsionaal oma ideoloogiaga vägistanud põhimõtteliselt ja see ideoloogia on julmalt läbi surutud Eestis. Ja peab tunnistama, et siin on nüüd nagu väga tõsine küsimus tegelikult kõikidele konservatiividele, kuidas tuua see perekonna teema, mis kahtlemata on ühiskonna elus absoluutse vundamendi tähtsusega. Kui me sellest nüüd üle läheme, siis me ei saa Eesti ühiskonda terveks. Siis jääb siia Eesti ühiskonna vundamenti sisse selline mädand pehkinud kivi või isegi võiks öelda, et kogu Eesti ühiskond on rajatud sellisel juhul mädanenud ja pehkinud kivile, mis ühel hetkel kokku variseb. Et siin ei ole selles suhtes nagu midagi öelda. Aga et Isamaa on teinud sellise kõige klassikalisema, libakonservatiivse, Euroopa nii-öelda parimates traditsioonides libakonservatiivse valiku. Nii nagu Euroopa libakonservatiivid on käitunud 50, 60, 70 aastat, ehk siis on tehtud revolutsioonilise kaadri poolt mingisugune sügavalt ühiskonna moraalset alusvundamenti hävitav otsus, olgu selleks abort, olgu selleks abielulahutus Itaalias, olgu selleks abielu ümberdefineerimine, olgu selleks eelnevad kooseluseadused ja nii edasi, mis juhatavad teed sellele abielu ümberdefineerimisele. Ja öelnud seda, et ei, nad ei puutu seda, mis on juba vastu võetud. Ehk siis Isamaa on tegemas praegu täpselt seda 70 aastast traditsiooni teostamas Eesti pinnal, millega Euroopa niinimetatud konservatiivid on kogu oma ühiskonnad hävingu äärele saatnud, hävingusse saatnud. Ja ma arvan, et nagu kõige olulisem kogu selle asja juures on see, millele nii Isamaa kui ka Keskerakond selle perekonnaseaduse muutmisega ja abielu rüvetamisega seoses mõtlevad on see, et see teema ei tuleks üldse arutelu alla. Et see teema jääks kuidagi täiesti juba perifeeriasse ja oleks ka kõikide konservatiivide poolt nagu ära unustatud. Et me võiksimegi keskenduda sellele energiateemale ja teistele asjadele. Aga nüüd on nagu eelkõige meie ja kogu reaalselt konservatiivse tiiva vasturevolutsioonilise tiiva eesmärgiks see, et see ei läheks niimoodi. Et Eestis võiks tekkida see olukord, kus Isamaa peaks ennast ka positsioneerima selles küsimuses. Kas ta on valmis seda kaaluma selle seaduse ümber lükkamist ja muutmist või siis tunnistama endale, enda valijatele ja kõikidele teistele, et Isamaa ei kavatse seda teha. See on ka üks vastus. Samamoodi Keskerakonnaga. Et ka Keskerakond peab ütlema, kas ei või jaa selles küsimuses. Kõige mugavam positsioon, millele nad praegu kalkuleerivad, ongi see, et mitte üldse selles küsimuses sõna võtta, et jätta see küsimus perifeeriasse ja rääkida ainult maksuteemadel niimoodi, et saaks nii-öelda nende
kuumade teemadega praegu purjetatud ilusti 25% reitinguga või lähedale 30% reitinguga, nagu Isamaa siin mõnikord on olnud, ilusti Riigikokku. Ja seda ei saa konservatiivid lubada, et Isamaa või Keskerakond teeksid. Mõnes mõttes mind üllatab Keskerakonna selline huvipuudus väärtusküsimuste vastu. Et arvestades just nimelt nende valijaskonda, kes on ütleme, venekeelne suures osas ja kes on ka ilmselt sotsiaalsetelt vaadetelt palju-palju konservatiivsem kui selline keskmine Eesti valija on. Et ma saan isegi aru sellest poliitilisest taktikast või mida Isamaa haub, et mitte vihastada potentsiaalseid valijaid välja selliste väärtusküsimustega, et katsume meeldida siis võimalikult paljudele ja võtame jutuks ja teemaks ainult sellised majandusküsimused, maksuküsimused, selle materiaalse elu küsimused ja Keskerakond täiendab seda toimetuleku teemadega. Ja ma möönan, et need on tegelikult Eesti inimeste jaoks praegu ju väga olulised küsimused, sest hetkel siis 3 aastat sellist täiesti laastavat valitsemist Reformierakonna poolt alates siis 23. aasta Riigikogu valimistest, mis nad on jälle võimul olnud. See on ikkagi Eesti suures osas, Eesti ühiskonna lõhki kiskunud, Eesti riikluse suures osas hävitanud meie majanduse, meie maksunduse, ühesõnaga nad on teinud sedavõrd suurt kahju ja kõigepealt saavad ju sellest seda tunda ja võtavad selle löögi vastu ikkagi väiksemapalgalised inimesed, väiksema sissetulekuga inimesed, kellest sõidetaksegi üle Reformierakonna poolt, kes tegelikult neid ei huvitagi. Kui me nüüd vaatame kas või seda praegust suurt teemat ühiskonnas, et jaanuarikuu elektriarved on jõudnud laulurahva kodudesse ja siit, kostab siit ja sealt sellist pahameele tormi ja reaktsioone, et mis siis on Reformierakonna vastus olnud või Reformierakonna esindajate vastus olnud. Jürgen Ligi on seletanud siin Barutole, et riik ei ole selles süüdi, et sinu elektriarve nii suur on. Või siin Sutt ministrina on ka siin seletanud, et tuleks vist ikka siis nagu teine pakett valida või paketti vahetada, kui on nagu liiga palju vaja maksta. Et ühesõnaga see süü on veeretatud nagu inimeste endi peale. Ja nad ei kavatsegi möönda seda, et kuidagi nende see poliitika on vale olnud või et see ei ole arvestanud kõiki inimesi. Ja loomulikult see tekitab ühiskonnas sellise ootuse, et tuleksid võimule pärast järgmisi valimisi sellised poliitilised jõud, kes ei hakkakski kohe nagu tegelema nende mingisugust ideoloogiliste kultuurisõja teemadega, vaid kes hakkaksid siis ikkagi parandama inimeste elujärge. Ma saan sellest ootusest aru ja tegelikult ma ise ka loodan, et järgmine valitsus on selles osas palju mõistlikum. Aga teine asi on see, et pikemas vaates, pikemas perspektiivis, kui me ei teadvusta endale, et iga ühiskond rajaneb mingisugusel väärtussüsteemil, mingisugustel vaimsetel, ka ideoloogilistel printsiipidel, siis kui neid eirata, nendele mitte tähelepanu pöörata, kui rääkida ainult sellisest igapäeva elu muredest ja püüda siis neid lahendada, siis neid olulisi fundamentaalseid teemasid kõrvale jättes tegelikult me ei suuda seda vankrit, seda Eesti riigi ja rahva vankrit, mis on praegu totaalselt teelt välja sõitnud ja ümber keeranud. Me ei suuda seda jälle tee peale tagasi saada. Vaatame neid sündimuse numbreid, vaatame kogu seda vaimset kliimat, mis Eestis valitseb. Seda ei paranda ainult sellega, et Keskerakond tuleb võimule, annab natuke toetusi juurde, pensionäridele natuke pensi juurde, pered saavad toetust, Isamaa pöörab automaksu tagasi. Ma loomulikult toetan automaksu tühistamist. Toetan ka palju muid selliseid maksupoliitilisi otsuseid, mis inimestele ikkagi rohkem raha kätte jätavad, et nad ise saaksid toime tulla. Aga
see ei lahenda meie ühiskonna ees seismaid selliseid tõsiseid ja vaimseid probleeme. Ja sellepärast on tähtis, et tõelised konservatiivid astuksid esile ja ütleksid, mida tuleb teha. Loomulikult abielu küsimus, abielu definitsiooni küsimus ei ole see ainukene küsimus, see on terve pakett asju. Et kui siin alles mõne nädala eest Riigikogus arutati Istanbuli konventsioonist lahkumist, mis loomulikult konventsioon ise ei kehtima, EKRE oli vist ainuke, jällegi Isamaa ja Keskerakond sisuliselt hiilisid minema sellelt arutelult ja hääletamiselt nemad ei tahtnud oma rinnaesist kuidagi mustaks teha sellise vastanduva teemaga. Peavoolumeedia muidugi tampis EKRE-t ja konservatiive siis, kes ja naeruvääristas neid, et nende on mingisugused pseudoteemad ja pseudoküsimused, et see on ikka nii hea konventsioon. Tegelikult see kõik on üks tervik. Selles mõttes see kultuurisõda ei olegi väga hea termin, me oleme ta üle võtnud inglise keelest. See on väärtuskonflikt ja ühel pool seda konflikti nagu rindejoont on revolutsionäärid, selline liberaalne, progressiivne avangard, kelle eesmärk ongi olemasolev ühiskonnakorraldus täiesti purustada, ära muuta, teisendada ja nad on olnud selles väga edukad, eriti viimastel aastatel. Ja teisel pool on konservatiivid, kes üritavad kinni hoida sellest, mis on seda ühiskonda kandnud läbi sajandite. Et nii lihtne see ongi. Ja kui me laseme revolutsionääridel möllata, siis me saame just täpselt selle, mida me Eestis saanud oleme. Ma usun, et Eesti rahvale peaks olema küll selge, mida revolutsioon Eesti kontekstis ja tänapäevases kontekstis tähendab. Et üliliberaalne, üliprogressiivne koalitsioon on 3 aastat võimul olnud, tõsi, sotsid on sealt praegu välja visatud, aga põhimõtteliselt nendes küsimustes toetavad nemadki Reformierakond Eesti 200. Ja ega nad siis küll oma eelseisvat lüüa saamist aimates, nad siiski üritavad oma positsioone kindlustada, kas või siis presidendi määramisega, kui see neil peaks õnnestuma, et ikka oma inimene sokutada sellele kohale ja loomulikult küllap ka ministeeriumites, kus istub terve rida ametnikke, kes on nende poolt siis tööle võetud või nende toiduahelates või kes ka maailmavaateliselt neid toetavad. Et selles mõttes ei ole isegi mitte EKRE-l, kui EKRE teeks ainuvalitsuse ja saaks nii palju kohti, et tal ei olekski vaja koalitsioonipartnereid, ei oleks ka EKRE-l sugugi lihtne neid augeiasid alja rookima hakata. Et see on tohutu töö, aga kui valitakse võimule sellised poolkonservatiivsed, ütleme Keskerakond on tegelikult liberaalne erakond, kes on sotsiaalselt konservatiivne teatud küsimustes. Isamaa on pigem ka selline, kas ta just on rahvuslik erakond, aga ta on ennast eksponeerinud pigem kui sellist rahvuslikku erakonda. Ja me teame, et Eesti puhul, kui me räägime rahvuslusest, siis eeskätt on see seisneb Vene vastasuses. Nii et selles mõttes on nende taktika tõepoolest, et me väldime, me nagu eemaldume, me distantseerume nendest väärtuskonflikti kajastavatest küsimustest ja püüame siis valijatele meeldida toimetuleku jutuga, julgeoleku jutuga. Aga oota, mida see Reformierakond nagu lubas eelmistel valimistel? Las ma mõtlen, 23. aastal kindlasti ta ei lubanud maksutõuse, eks ole? Tuli huultelt lugeda, et maksud ei tõuse ja ta lubas midagi veel, ta lubas julgeolekut, kindlaid käsi lubas. Vot seda kõike ta lubas. Ja seda kõike me nüüd oleme saanud, eks ole, et kui nüüd Isamaa peaks valijate toetuse pälvima ja ilmselt kindlasti tal paremini läheb võrreldes eelmise tulemusega, siis küsimus on lõppude lõpuks, et kas ta väga paljuski üldse Reformierakonnast erineb sellest poliitilisest suunast, mida Reformierakond esindab. Ta kindlasti mingid seadused pöörab tagasi, ma ei kahte. Ma arvan, et automaksuga tehakse, see on kõige lihtsam tühistada. Kas selles valgusfooris oli muideks juttu ka muude maksutõusude tagasipööramisest? Mulle nagu ei jäänud ette, et kas nad isegi mitte seda ei luba rahvale, et me pöörame tagasi need käibemaksu ja tulumaksu tõusud ja
Ei ole, siin ei ole mainitud tegelikult seda, et siin on netikasiinude maksualandus, vihakõneseadus, superandmebaas, kliimaseadus ja siis on see kõige nii-öelda, kasutada sellist terminit nagu populistlik mootorisõidukimaks ja registreerimistasu, mis siis tagasi pööratuna kindlasti toob, mis on hea, see loomulikult peabki tagasi pöörama, aga mis on võib-olla kõige nagu akuutsem kõikidele, kõige meelejärgsem Eesti Vabariigis. Ega siin nagu teiste maksude tagasi pööramisest küll juttu ei ole, nii et seegi on ikka... Nii et kallis valija, siis maksate edasi. Maksate edasi siin tõusnud maamaksu, maksate edasi tegelikult ka tulumaksu, käibemaksu, maksate edasi, mida veel, siis kõrgeid energiahindu, sellepärast et energia mingisugust tõsist muudatust siin ette ei nähta. Nii et isegi maksupoliitikas on see ikkagi suhteliselt nagu tagasihoidlik see asi. Aga tegelikult, kui tulla tagasi selle kultuurisõja temaatika juurde, olen täitsa sama meelt ja mulle täpselt samamoodi ei meeldi see kultuurisõja termin üldse. Et kui me räägime kultuurisõjast ja revolutsioonist, siis me räägime kõike hõlmavast revolutsioonilisest protsessist, mis hõlmab mitte ainult nii-öelda selliseid nagu pindmiselt väärtusküsimusi, just nagu abielu ja perekond ja abort ja mingeid muud, vaid see hõlmab loomulikult neid, aga see hõlmab tegelikult kogu inimkultuuri ümber vormimist revolutsioonilise eesmärgiga kristlik kultuuriruum Euroopast põhimõtteliselt ära hävitada. Ja olgu selleks ka see, mida siin on teinud meie liberalistlik valitsus viimased aastad. Ka otsene rünnak eraomandi vastu kuulub sinna, et maksupoliitika ei ole mitte midagi muud kui kultuurirevolutsiooni ja revolutsiooni üks vahend, millega inimesi vaesustada, millega ühiskondi hävitada, millega selline normaalne perekeskne kodukultuur, kus inimesed saavad oma enda majas elada, hakkama saada oma väikese firmaga, oma perele majanduslikke vahendeid toota, tekitades olukorra, kus pere ja perekond on ka näiteks majandusüksus, et see teha võimatuks. Me vaatasime siin, nägin just hiljuti Ranna Rancho või selline mingisugune perekonna poolt peetud loomapark, kas ta ei ole Saaremaal mitte just, ja, või on Läänemaal, võib-olla eksin siin. Igal juhul rääkis sellest, kuidas nendel oli tulnud samamoodi mingisugune tuhandetes eurodes elektriarve, palus abi lihtsalt inimestelt, et kas oleks võimalik, et muidu me lähme pankrotti perega. Me oleme teinud selle perefirma, siin saab käia perega vaatamas loomi, paitamas lastele, väga oluline linnalastele selline loomakogemus, paitada hobust ja lehma ja teada, et kus see piim tuleb, mitte masinast, vaid konkreetsest loomast. Et väga oluline selline asi, et inimesed ei jääks enam osta või inimesed ei jääks enam oma elektriarveid tasuda. Nõuab loomulikult ülevalpidamist, loomad vajavad sooja ja nii edasi. No selle peale ütleks Jürgen Ligi, et ega riik ei saa sekkuda turumajandusse. Et kui sa hakkama ei saa, siis lähedki pankrotti ja see on turumajandus. Täpselt, aga see on ka kultuurisõda, kuhu ma välja tahtsin öelda, see on ka kultuurisõda, et see on nii-öelda meede, selline Klaus Schwabilik, kommunistlik, uus sotsialistlik, uus kommunistlik meede, millega hävitada ära eraomandit, millega hävitada ära perekonnakeskset ühiskonda, sundida kõik inimesed ühte getosse, kuskile 15 minuti linna, kus neil on sotsiaalne krediit, mille nad saavad hästi nii-öelda süsteemi kuuleka käitumise eest, väga paljuski nii nagu Hiinas. Ja kui nad kaotavad selle, siis nad ei saa enam jõusaalis käia või väljuda sellest 15 minuti linnast mõningateks puhkushetkedeks loodusesse või kuskile mujale.
siis nad ei saa lennukipileteid, siis nad ei saa kütusekuponge, et sõita linnast välja ja nii edasi ja nii edasi, et see on kõik kultuurirevolutsioonilised meetmed, mida meile tegelikult siin on ette pandud, kaasa arvatud nende maksutõusudega. Ja kui meile räägitakse siin loomulikult mingisugustest julgeolekutasudest ja julgeolekumaksudest ja julgeolekust kui sellisest peamisest põhjusest, et miks need maksud on tõusnud, siis võiks ütelda, et ei, sügaval tasandil need maksud tõusevad sellepärast, et on meil nii-öelda agenda 2030, mis näebki ette sellist maailma Klaus Schwabilikku globalistlikku ühiskonda, kus inimestel on eraomand ära võetud. Te ei oma mitte midagi ja te olete õnnelikud, see Klaus Schwabilik maksiim. Ja need on need samad meetmed, mida Kaja Kallase valitsus ja Michali valitsus on ette võtnud, et inimesi pitsitada, et eraomandit rünnata, et inimeste toimetulekut rünnata. Selles mõttes, väga lühidalt öeldes, kultuurisõda on nagu äärmiselt lai termin või väärtuskonflikt on äärmiselt lai termin, et kui meie konservatiividena seisame loomulikult perekeskse ühiskonna eest. Perekeskne mis? See on see, et perel on oma elatusvahendid, ka oma enda maja, oma enda auto, millega ta saab vabalt ringi sõita, kütus ei ole röögatult kallis, et pannakse pere peale bussi, sõidetakse paljude lastega mööda Eestit ringi, kui vaja on, nii keegi ei tule rääkima mingit kliimajuttu, miks te perega ei või sõita, ma ei tea, vanaemale 200 kilomeetrit Lõuna-Eestisse külla, kui tahate, või teise, ma ei tea, Läänemaalt, Võrumaalt Läänemaale külla, ühele vanaemale või vanaisale. Et miks, et perekond oleks majanduslikult toimetulev üksus, et väike firmasid ei maksustataks ja eelkõige omandimaks ei oleks, sellist asja ei oleks olemas. Nii, juba on makstud kõik maksud ära, mul on maa, mul on auto, mul on mingi muu hüve, mul on kodualune maa, nii, ja see on juba minu oma ja selle eest ei maksaks õiglases riigis ei peaks maksma mitte sentigi, sest see on selle perekonna oma. Nii et see on ka see kultuuriline vundament, kuhu selline perekeskne kultuur rajaneb. Eraomand on puutumatu ja püha ja riigid, mis võtavad ära ebaproportsionaalselt palju oma kodanike vara, röövides, nagu Eesti Vabariik siin 70-80% sissetulekust inimestelt sõltuvalt tarbimisharjumustest, siis me oleme tegelikult, elame sotsialistlikus Eesti Vabariigis siin. Me elame vabariigis, mis käitub inimeste suhtes röövlina ja otseselt röövib neid ära nende eraomandit, nende lisandväärtust, nende raha, nende perekonna toimetuleku vahendeid. Ebaõiglane energiaturg, börsi machinatsioonid, elektrist on saanud luksuskaup mõnedele inimestele. Lähed ja hakkad ma ei tea, paned paar radikat sisse külmal talvel, perekond läheb vaata, et peaaegu pankrotti. Kui ei ole, ja isegi mitte börsipaketiga, vaid fikspaketiga. Väga palju maksavad elektri eest, et see on tervik. Ja loomulikult sinna kuuluvad sellise vaimsete ideaalidena või vundamentidena. Perekonna pühadus, inimelu pühadus, abielu pühadus, mis ei ole solgitud homoseksualistlike suhetega, nii nagu tänapäeva Eestis ja nii nagu tänapäeva revolutsiooniline maailm igal pool näeb ette sellise peamise lipukirjana, et sinna, kuhu see homolipp püsti on pandud, sinna oleks justkui sümboolselt ulatuks selline revolutsioonilise süsteemi karvane käsi kämmal, et need on loomulikult need asjad ja see on tervik, vaimne, materiaalne, kultuuriline tervik ja revolutsiooniline süsteem ründab kogu seda tervikut. Nii. Ja probleem on nüüd selles, et kui meil Reinsalu või keegi teine tulevad ütlema, et aga lahendame selle ühe väikese pisikese osa siit ära, võtame selle ühe masina ühe osa,
keerame siin mõned mutrid kinni ja vaatame, et võib-olla kogu masin hakkab nüüd siis palju paremini tööle. Võib-olla midagi hakkabki paremini tööle kahtlemata. Nii, aga meil on terve rida muid tasandeid. Me tapame Eesti Vabariigis kuni 4000 last iga aasta. Kuni 4000 inimest tapetakse emaüsas. Sellisele ühiskonna korraldusele, sellisele kultuurile ei saa ehitada lasterikast, lõbusat, rõõmsat, elu jaatavat ühiskonda. Siin ühiskonnas õhkub surma hingust. Sellepärast, selle meie peade kohal kõlgub jumaliku kättemaksu ja karistuse kirves. See on see, mida me oleme põhjustanud oma käitumisega siin. Et kui me selles asjas ei paranda ennast, aga kõikides muudes, siis me tegelikult ei saa seda Eesti ühiskonda uuendatud. Ja see on nagu tervikkonservatiivsus või integraalne konservatiivsus. Ehk siis selline, soomlased ütlevad kogojüve leibe, ehk siis kogu sellest täistera leib, täistera konservatiivsus, kõik head, mis selles teras on, tuleb kokku panna ja sellest teha täisväärtuslikku toitu, mitte nii-öelda selline pastoriseeritud ja kooritud ja B-vitamiinidest ja elulistest ainetest vabastatud konservatiivsus, mis tegeleb ühe kitsa sektoriga siin, ma ei tea, maksuküsimustega või mingite muudega. Ja seda nüüd Isamaa on oma selle valgusfooriga näidanud, et ta niimoodi käitub. Noh, ma võib-olla võtaks selle teema kokku teistsuguse näitega, et kujutame rongi sõitmas ja veduri juhi koha peal, siis on praegune valitsusjuht, ükskõik kes seal siis valitsusjuhiks on ja vedur siis kihutab progressi teed ja Isamaa, Keskerakond võiksid olla siis selle rongi viimased vagunid ja nad võivad sealt tagumistest vagunitest sinna ettepoole hõigata, et ärme nüüd nii kiiresti sõida ja jah, ma olen kunagi selle lahti joonistanud siin karikatuurina, ärme nüüd nii kiiresti sõida ja ärme täpselt selles suunas sõida. Kuigi raudtee puhul, rong sõidab sinna, kuhu raudtee viib, eks ole. Et see on rongijuhi valik, et kas ta nüüd läheb selle raudtee peale või mitte. Ja ainukene, mis on tõesti mõistlik tegu, on ennast üldse sellest rongist lahti haakida ja vaadata, mida peale hakata siis. Et kuidas seda ühiskonda, kuidas seda riiki hakata uuesti rajama algusest peale ja laskma sellel rongil minna sinna, kuhu ta siis kihutab ja kuhu ta kihutab, seda me sellelt pildilt ka näeme, kuristikku. Et see ei vii meid kuskile parema elu peale. Ja kui nüüd Isamaa ja Keskerakond võtavad sellise positsiooni, et me tahame ikkagi ka selles rongis kaasa sõita. Me ei saa maha jääda, me ei saa perroonile jääda, me ei saa ennast lahti haakida, me peame olema seal kaasas. Et kogu rahvas sõidab, kogu riik sõidab selle rongiga. Lihtsalt vahetame selle rongi juhi nüüd välja, paneme Michali asemel Reinsalu sinna vedurisse, eks ole. Ja ta võib-olla võtab natukene hoogu maha. Võib-olla mingisugused, ma ei tea, vagunid värvitakse natuke teiste värvidega üle, eks ole, aga see kuristik terendab ju ees, tervel meie riigil, tervel meie rahval. Ja see on ka tegelikult selles mõttes, sa rääkisid jumalikust kohtumõistmisest, et tegelikult me näeme ju seda läbi maailma ajaloo, kuidas rahvastele, kes tegelikult ütlevad nendest alustest lahti, tulebki tagajärjena, saabki neile osaks hääbumine, kadumine, allakäik. Ja need rahvad, kes hoiavad nendest alustest kinni või kes rajavad oma ühiskondlikku elu igavestele väärtustele, nad õitsevad. Loomulikult siin maailmas ei ole selles mõttes midagi lauspüsivat, et riigid muutuvad, rahvad muutuvad, ühed tulevad, teised kaovad. Selles mõttes on maailm alati muutumises, aga meile on siiski antud need väärtused, need aluspõhimõtted, printsiibid, see vundament, nagu sa ka nimetad, millele oma elu rajada
üksikisikutena, perekondadena, rahvastena, kultuuridena ja see on konservatiivide ülesanne eeskätt tuletada neid pidevalt meelde ja seista nende eest ja mitte teha siin kompromisse nendes põhimõttelistes küsimustes. Minu meelest me võime teha neid kompromisse ja otsida mingisugust poliitilist ühisosa või lähenemist maksupoliitikas. Et see on nagu läbiräägitav küsimus, see on nagu teisene küsimus. Et kas see tulumaks peab olema nii kõrge või natuke väiksem või kas meil on nüüd vaja mingi täiendav julgeolekumaks, kas me tõesti ja mis me selle rahaga siis teeme, mis kokku korjatakse, kas see läheb julgeoleku peal, kas me saame rohkem kaitset? Kas me vajame Rail Balticut ja millisele trassile ja millise raha eest ja kuhu me rongi käima paneme, et need on tõesti sellised diskuteeritavad küsimused. Aga kui me hävitame ise ära või laseme poliitikutel hävitada ära meie kultuurilised alused, meie tsivilisatsioonilised vaimsed alused ja räägime ainult tõesti munade tõstmisest seal ühest korvist teise või nagu see Partsi ja Isamaa valimisreklaami näide siin aastate tagant on, et siis tegelikult me räägime mööda. Me ei adresseeri neid küsimusi ja asju, mis on tõeliselt olulised. Ja võib-olla siin tuleb ka rahval vaadata või valijatel tuleks vaadata peeglisse, sest eks poliitikud ju peegeldavad paljuski ka ju valijate ootusi. Et kui meil on selline demokraatlik valimis, ma nimetan seda põhimõtteliselt, ma ei räägi, kas meie demokraatiaga kõik korras on, see on teine teema, aga kui me oleme ühiskonnana aktsepteerinud sellise demokraatliku poliitilise korralduse, kus tegelikult poliitikud sõltuvad valijate tahtest või valijate ootustest, siis nad peavad ju ka valijatele nagu üritama ennast maha müüa. Jah, praegu on probleemid palju tõsisemad selle demokraatiaga, et meil on siin mingi globalistlik seltskond, kelle tahtmist poliitikud ellu viivad, aga see on jällegi ka teine teema. Aga siin on ka valijate endi, eriti konservatiivsete valijate nagu hoiaku küsimus, et milliseid ootusi poliitikutele peegeldada ja mida siis poliitikutele südamele panna. Kahtlemata nii on. Kui tulla teise teema juurde, siis meie saatest kõva 2/3 oleme juba rääkinud nüüd Isamaa teemadel ja siin oleks tegelikult kommenteerida veel, aga võtame teise teema, sellepärast, et muidu me seda teemat ei jõuagi käsitleda. Nimelt siin eelmisel nädala alguses tuli välja Riigikohtu istung, kus arutasid erinevad osapooled kirikute ja koguduste seaduse ümber. Ja see istung on ka avatud, tähendab välispublikule, seda saab siiamaani vaadata ERR-ist. Siin on see link, kus te saate seda istungit vaadata ja selles osales siis valitsuse või ministeeriumi pool. Valitsus. Siis oli kirikute ja Riigikogu pool, siis oli presidendi esindaja ja siis olid ka kirikute esindajad, kes siis kõik oma enda positsioone välja tõid selle seadusega, mis siis põhimõtteliselt üritab, tähendab, mis see taust on? See taust on see, et president Alar Karis on selle seaduse nüüd siis 2 korda juba tagasi lükanud ja teist korda, kui ta selle tagasi lükkab, läheb see automaatselt Riigikohtusse otsustamisele. Me oleme tegelikult sellest seadusest siin Objektiivis nüüd nagu korduvalt juba rääkinud ja rääkinud, kuivõrd tegelikult ebaõiglane on see, et kanoonilistes sidemetes nähakse otsemaid teed mingisugust mõjutustegevust. Ehk siis Vene õigeusu kiriku Eestis oleva osa kanoonilistes sidemetes Moskva patriarhaadiga nähakse justkui automaatselt mõjutustegevust Eesti riigis ja pidevalt on räägitud ka sellest, et meil tegelikult puuduvad reaalsed argumendid nii kapol kui ka Riigikogul kui ka valitsusel Moskva patriarhaadi kiriku suunas, et kuidas see mõjutustegevus on toimunud, kas see on toimunud, et reaalsed süüdistused puuduvad, räägitakse lihtsalt nii-öelda automaatsest mõjutustegevuse
toimimisest, juhul kui need kanoonilised sidemed olemas on. No me oleme rääkinud, et see on usuvabaduse vastu, see on põhiseaduse vastu, kanoonilised sidemed kuuluvad usuvabaduse juurde, kanooniline side on osa usust vanades kirikutes eriti. Nii et see arutelu siin nüüd käidi. Ja mida me nüüd nagu peamiselt võiksime kommenteerida on Allar Jõksi, endise õiguskantsleri arvamused siin. Et Allar Jõks räägib meile sellest, kuidas tegelikult see seadus tuleks vastu võtta, nüüd Riigikohus peaks tegema jaotava otsuse, sest me oleme teinud sellise preventiivse relva, millega me hakkame juba preventiivselt ehk eelnevalt, enne kui see kuritegu veel paika on saadud või fikseeritud, hakkame kuidagi mõjutama kirikute tegevust ja niimoodi, et nad hakkaksid justkui ise ennast ka kuidagi mõjutama niimoodi, et nad oma sellist kahjulikku mõjutustegevust siis ühiskonnas ei välja ei tooks. Olukorras, kus tegelikult ei ole tuvastatud senini, kuidas ja millisel viisil Vene ortodoksi kiriku mõjutustegevus Eestis välja on näinud. Seda ei ole tuvastatud, toonitan, välja arvatud mingisuguste propagandistlike loosungitega või ühelt poolt, ehk siis valitsuse poolt. Aga Jõksi välja öeldud seisukohad on tegelikult päris karmid, võiks öelda. Ja need viivad tegelikult palju kaugemale kui ainult selle Vene kiriku küsimuseni Eestis. Ja me oleme ka seda algusest peale rääkinud, et kui me räägime sellest, et riik võib sulgeda ja sundlõpetada usulisi ühendusi, siis jällegi iga tervemõistusliku kodaniku punane tulukene peaks põlema hakkama ja ütlema, et aga sellisel juhul võib riik hakata sulgema ja sundlõpetama ka teisi kirikuid ja sulgema ja sundlõpetama näiteks teisi MTÜ-sid, sihtasutusi, meediaväljaandeid, mille kohaselt või mille kohta võidakse siis julgeolekuasutustes ühel või teisel põhjusel genereerida mingisugune ohuhinnang, mida vastav julgeolekuasutuseks siis Eesti Vabariigis kapo ei peagi selgemalt põhjendama. See on loomulikult oht otseselt sõnavabadusele, see on oht loomulikult usuvabadusele ja südametunnistuse vabadusele. Nojah, kui võtta kogu see vaidlus, mis on nüüd jõudnud Riigikohtusse otsaga välja ja tänu sellele, et siis tegelikult isegi 3 korda on president jätnud selle kirikute koguduste seaduse muutmise välja kuulutamata, 3. kord siis viis selle Riigikohtusse ja nüüd ta ongi riigikohtunike ees ja arutada, et kas see on siis põhiseadusega kooskõlas või ei ole põhiseadusega kooskõlas. Et selle vaidluse tuum, mina võtaks selle kokku niimoodi, et see on julgeolek versus vabadus. Ehk siis ühel pool valitsuse ja Riigikogu, ehk siis võimuladviku poolt on välja toodud julgeoleku argument, et Eesti riigil peab olema võimalik preventiivselt, ehk siis juba ennetavalt sekkuda usuühingute tegevusse, see ei käi ainult Vene kiriku kohta ja kusjuures sellel kohtu avalikul istungil keegi ütles selle ka välja, et miks me räägime kogu aeg Vene kirikust. Võib-olla, et see oli Valdo Randpere, kes siis esindas Riigikogu poolt või keegi teine, ma võin eksida, see ei ole isegi praegu oluline, aga et miks me räägime kogu aeg Vene kirikust, et me räägime põhimõtteliselt, sest seadusi ju ei tehta ühe või teise organisatsiooni jaoks, vaid tehakse ikkagi ju üldises mõttes. Kuigi me kõik saame aru, milleks seda seadust on tehtud ja seda Valdo Randpere ka tunnistas, et nad on saanud inspiratsiooni Ukrainast. Ehk siis seda, kuidas siis Zelenski režiim on sealtse endise Moskva patriarhaadi osaga üritanud toime saada. Nii et valitsuse ja Riigikogu, mis siis on antud olukorras valitsuse käepikendus, võimukoalitsiooni käepikendus, argument on see, et Eesti julgeolek ise on nii oluline väärtus, et see peab andma riigivõimule õiguse vajadusel sõita üle usuvabadusest.
sest kahtlemata tegemist on äärmiselt intensiivse riivega usuvabaduse suhtes, seda toonitas Vene õigeusu kiriku või siis Eesti kristliku õigeusu kiriku ja ka Pühtitsa kloostri esindaja Artur Kniazjev. Ja tema tõi siis omakorda välja, et siin ühel poolel on juttu abstraktsest ohust, mis on määratlemata, et ei ole tuvastatud mingisugust konkreetset tegevust ja teiselt poolt on siis selle abstraktse ohu tõrjumiseks välja käidud äärmiselt intensiivne riive, ehk siis seaduses on kirjutatud sellised sätted, mis lubavad sund lõpetada usulise ühingu juhul, kui ta ei täida riigipoolseid ettekirjutusi. Ja võib nüüd küsida, et aga miks siis kirikud ei taha täita neid ettekirjutusi, kui riik julgeoleku kaalutlustel annab. Et me saame aru, et Moskva patriarh ja Vene õigeusu kirik on kindlasti Vene režiimiga väga lähedastes suhetes, et sealt võib mingisugust ohtu karta küll. Aga kui näiteks võetakse jutuks äkki Rooma katoliku kirik ja sidemed Vatikani või Rooma paavstiga, öeldakse, et aga paavst kujutab ka endast mingil viisil ohtu meie väärtustele näiteks. Praegu ei ole see nii, aga ühel hetkel see võib nii olla. Siis kas põhimõtteliselt riigivõimul on õigus nõuda katoliiklastelt paavstist lahti ütlemist? Usuvabadust ju nagu otseselt ei kitsendata, et kirikusse võid ju minna, aga paavst ei tohi mainida. Mis seal? Nii nagu tahetakse, et patriarhi ei mainitaks või ei meenutataks liturgial. Ja kui seda laiendada, et siis võib ju küsida, et kui kaugele riik võib üldse selle julgeoleku argumendiga välja tulla. Et kas ta võib näiteks mingid teisi ühinguid ka hakata kinni panema? Lihtsalt kapo või mingi muu asutuse julgeoleku hinnangu alusel. Tehakse mingi dokument, ma olen ka näinud mingit dokumenti, ja pean ütlema, et see puudutab siis metropoliit Eugeni väljasaatmist, kus ei olnud küll mitte ühtegi reaalset põhjust, et inimese elamisluba mitte pikendada siin. Mitte ühtegi reaalset, need kõik olid otsitud põhjused, ettekäänded. Nii, et küsiti kohtuistungil ka, et kas me siis ei usalda oma õiguskaitseorganeid, kas me ei usalda julgeolekuasutusi. No ma ei tea, kuidas selle usaldusega on, et minu silmis, kui me mõtleme nendele suurtele kaasustele, mis siin on olnud ühiskonnas, kas või politsei ülema endise Elmar Vaheri ja siis Heldna ja kes nad seal olid, keda kapo nii-öelda tagakiusas ja kes said lõpuks kõigis kohtuastmetes õiguse. Et juba see murendab usaldust sellise pimeda usu vastu õiguskaitse või konkreetsemalt siis julgeolekuasutuste erapooletusse. Kui vaja täidetakse poliitilisi tellimusi või tehakse ise omaenda tellimus, mida poliitikud siis peavad täitma ja ka kohtud peavad täitma. Nii et õigusriigis ja vabas riigis ei saa see nii olla. Ja see on minu jaoks ka põhimõtteline küsimus. Et selles mõttes ei olegi see usuvabaduse küsimus kõige tähtsam, vaid kõige tähtsam on see, kuidas me näeme riigi ja kodanike poolt moodustatud ühingute suhet. Kas me peame seda riiki, näeme teda sellises totalitaarses võtmes, et riigil on kõik õigused ja riik võib teha, mis ta tahab, kui ta peab seda õigeks ja vajalikuks, või me pigemini keskendume kodanikele ja kodanike endi valikutele. See on ka tegelikult see, millest me saate alguses rääkisime, et milline see riigi valitsemise ja riigi pidamise mudel üldse on. Ja see on põhiküsimus siin tegelikult. Ja ma ei tea, mis tulemus sealt Riigikohtust välja tuleb. Kuuldavasti see asi on nüüd läinud Riigikohtu täiskogu, et oli mingi kolleegium seal veel tol päeval, kui see arutelu seal oli, siis oli, et räägiti, et märtsi lõpuks tehakse see otsus seal kolleegiumis, aga nüüd oli üks uudis vahepeal, et läheb täiskogu ette, ehk siis kõik riigikohtunikud selle otsuse teevad. Ma ei tea, mis sealt tuleb. Ja keegi praegu ei tea ilmselt, et kas Riigikohus annab õiguse julgeoleku argumendile või ta siiski otsustab kaitsta põhiseaduslikke väärtusi ja vabadust. Need asjad on seal kaalul. Et igal juhul, kui see seadus peaks Riigikohtus tunnistatama põhiseadusega kooskõlas olevaks, ehk siis presidendi taotlus lükatakse tagasi, seadus hakkab kehtima, siis tegelikult sellega on loodud ka pretsedent
liikuda edasi, mitte küll sellest seadusest tulenevalt, see puudutab ainult usuühinguid ja tõenäoliselt siis lähebki käima siin omaette protsess Eesti riik versus Eesti kristlik õigeusu kirik, järgnevad siin kohtuprotsessid ja võib-olla mingisugused välised sekkumised ja see, aga järgmise sammuna saab ette võtta meediaväljaanded, saab ette võtta ka poliitilised erakonnad, sellele juhtis tähelepanu presidendi esindaja seal, presidendi õigusnõunik ja ütles, et siis ei ole ka enam mingit argumenti, miks näiteks ei võiks riik esitada meediaväljaannetele nõudmisi, et mitte suhelda ühe või teise mingisuguse keskusega ja ka erakondade puhul. Ja näiteks kas või sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks, et ma ei tea, mida sa ütled Brasiilia ja Poola sidemete kohta, et need on äkki keelatud seosed ja vaata keelatud seost, isegi kui see on täpsemalt lahti määratlemata või lahti kirjeldamata, mis see endast kujutab, vaat seda ei tohi olla, sest ametnik ütleb sulle, et see on keelatud seos, keelatud side, et sa pead lõpetama või me lõpetame sinu ära. Ja ma ei tahaks küll sellises Eesti Vabariigis elada, kus tegelikult riigivõim saab veelgi volitusi juurde, näiliselt siis nagu seaduse alusel tegelikult see soodustab ainult suvaõigust. Siin tuli välja mõte või küsimus, et kas me usaldame õiguskaitseorganeid ja vastan sellele küsimusele väga lihtsalt enda puhul, ei usalda grammi võrdki. Võib-olla natukene midagi usaldan, aga väga vähe. Nulli lähedaselt usaldan Eesti õiguskaitseorganeid, et seda on näidanud kõik erinevad suured protsessid, kus kapo ja prokuratuur on nagu sukk ja saabas toiminud lihtsalt repressiivorganitena, ühe või teise nende poolt fookusesse võetud isiku vastu, olgu siis see isiklikul tasandil, olgu siis mingitel muudel kaalutlustel, aga on toimitud põhimõtteliselt nii, nagu üks kapo hammasrataste vahele jäänud mees Parvel Pruunsild ütles, et kapost on saanud nagu KGB. Ja seda ütles välja otse ERR-i eetris. Nii et igasugused kõikvõimalikud ohuhinnangud, mis võivad tulla kapost maailmavaateliselt mitte sobivate ja ebastandardsete meediaväljaannete, kirikute, MTÜ-de, sihtasutuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide suhtes, nagu Objektiiv, nagu SAPTK, siis mul on null usaldust, et need niinimetatud ohuhinnangud, mille analoogsete seaduste alusel võidakse hakata sulgema, Objektiivi ja SAPTK-d samamoodi, ei ole objektiivsed, ei ole reaalsed, ei vasta tõele. Mul on null usaldust igasuguste selliste niinimetatud ohuhinnangute vastu. Ja seda on näidanud Pruunsilla ja Humala juhtum, seda on näidanud 8-eurosed juukselõikus saagad Kajar Lemberi kaasuses. Seda on näidanud väga mitmed erinevad protsessid, mis on viidud läbi sellise KGB-liku mentaliteediga, et kui on inimene, küll me talle paragrahvi leiame. Ja leitakse ka, ja isegi kui paragrahvi ei leita ultimatiivselt, niimoodi, et ära ei küüditata või seina äärde ei panda, siis ikkagi tulemus on see, et kui sa oled 10 aastat solgutatud läbi erinevate õigusinstantside ja sind on protsesseeritud ja masseeritud prokuratuuri ja kohtusüsteemi läbi kõikide astmete läbi 10 aastat, mis siis lõpuks otsustavad, et jah, väikse boonusena, et tegelikult sa süüdi ei olnudki, siis see miinimum, mida sa sealt läbi tulles oled saavutanud, et sa oled laostatud. Sul ei ole lihtsalt vahendeid, et ennast sellest süsteemist läbi viia. Seda, et palgata õigusabi, neid vahendeid normaalsel inimesel, normaalsete finantsidega selline keskmine inimene ei oma, lihtsalt ei oma. Ja loomulikult sinna juurde närvikulu ja kõik muu, kas ma usaldan Eesti õiguskaitseorganeid? Ei usalda. Väga lihtne vastus. Nii, kas ma usaldan selliseid ohuhinnanguid, mida siin kirikute puhul võidakse välja käia? Ei usalda. Kas ma usaldan Eesti kohtusüsteemi,
ka seda ei usalda väga palju, sest me oleme näinud korduvalt seda, kuidas Eesti kohtusüsteem on lihtsalt pakkunud katet liberalistlikule, süvariiklikule valitsusele, õigustades koroonapiiranguid, õigustades siin Mary Krossi, kes valetas süüdistuses, kuidas mingisugused EKRE pätid olevat teda kividega loopinud, sellepärast, et ta julges inglise keelt kuskil rannale rääkida, absurdne süüdistus, üldse ma ei lähe sinna sisse enam. Aga kus prokurör ütles, et ei ole valmis, tehakse kokkuleppemenetlus ja ei ole mingisugust süüdistust, ei ole kriminaalsüüdistust, ei esitata inimesele. Me oleme näinud seda, me oleme kõik näinud seda banaanivabariigi mustrit korduvalt nende aastate jooksul. Ja vastus küsimusele, kas me usaldame seda tervikut, on ei. Minu vastus on ei. Aga tulles tagasi siin nagu selle teema juurde, et mis siin tõepoolest on välja tulnud, et presidendi õigusnõunik tõi välja ka selle, et võidakse hakata panema kinni erinevaid organisatsioone ja rääkis, et see preventiivsus on täiesti ebaproportsionaalne, mida siin välja on toodud. Ta ütles seda, nii palju kui ma mäletan, et see preventiivsusega tahetakse teha mida? Tahetakse põhimõtteliselt teha analoogset asja nagu vihakõne seadusega. Et kirikud modereeriksid oma käitumist juba enne, kui see asi võiks jõuda sundlõpetamiseli ja nii-öelda ohuhinnanguteni. Mida see nagu meie praeguses ideoloogilise diktatuuri kliimas tähendab? See tähendab seda, et kirikud, mis tegelikult võiksid ja peaksid ühiskonnas kaasa rääkima olulistes küsimustes, olgu need samad väärtusküsimused ja väärtuskonflikti küsimused nagu perekond, elupühadus, laste kaitse, ema-üsas näiteks, abielu olemus, perekonna olemus, mis on perekond, mis on abielu, panevad oma suu veel rohkem kinni, sest kuskilt võib tulla mingisugune kapo või muu organisatsiooni ohuhinnang ja ütelda, et sellised asjad on tegelikult ohuks otse Eesti Vabariigi praegustele väärtustele. Ja Eesti Vabariigi seadustele. Ütleme nüüd niimoodi, et toome selle sama näite, mida sa juba tõid. Et meile tuleb, või arendame edasi seda näidet, mille sa tõid katoliiklaste kohta. Ütleme niimoodi, et mingi imekombel tuleb võimule traditsionaalne, tõeliselt katoliiklik paavst, kes tuleb ütleb, et nüüd on kõikide piiskoppide kohustus võidelda igal pool perekonna mõiste algse loomuseadusliku tähenduse eest, võidelda abielu loomuseadusliku ja sakramentaalse tähenduse eest, avalikult öelda see välja ja öelda välja, et on kaks sugu ja ka see peaks olema kohustus Eesti piiskoppile. Siis naljade nali on see, et selle seaduse raamistikus ei pea üldse piiskopid hakkama edendama seda nendes riikides, vaid naljade nali on see, et see kirik võiks ja näiteks ka katoliku kirik võiks, kui meil läheme üha nagu totalitaristlikuks oma sellises ideoloogilises ja väärtusdiktatuuris, võidakse panna valiku ette, kas ta on kanoonilistes suhetes Roomaga selle seaduse järgi, mis omakorda on usu artikkel, mis on omakorda usu sisu. Suhe Roomaga ei ole mingi optional asi. Suhe ei ole mingisugune see, et justkui nagu mingi diplomaatiline side või midagi. Ei, see on oluline keskne asi. Seepärast neid nimetataksegi Rooma katoliiklasteks. Siis tuleme tagasi selle juurde, ei peaks üldse piiskop siin tegema, Monsignor Philippe Jourdan tegema mitte midagi muud, kui lihtsalt eksisteerima. Kui meile tuleb ohuhinnang, et seal see keskus nimega Rooma ja see uus tõesti traditsionalistlik paavst on ohuks Eesti kliimale ja väärtusruumile. Ja need sidemed, kui sellised kujutavad ohtu Eestile, siis
omamata mingitki nii-öelda laia publikut ja võib-olla üleüldse sõna võtmata, võidakse panna äkitselt Eesti katoliku kiriku juhile, piiskopile ette selline klausel, et vaadake nüüd, tuleb need sidemed ära katkestada, sest me oleme hinnanud välisriigis olevat subjekti nende väärtuste alusel, mida ta on väljendanud Eesti riigi julgeolekule ja kahjulikuks ja seda julgeolekut tõesti siis ohustavaks. See on see tasand. Kui sa lubad, siis ma täiendan siin konkreetsete näidetega Allar Jõksi sõnavõttudest sellel Riigikohtu rohkem kui 3 tundi kestnud istungil. Aga võib-olla me kuulame ka neid sõnavõtte. Jaa, aga ma toon mõned asjad välja kõigepealt, mis otseselt haakuvad sellega, mis sa just rääkisid. Võib-olla mõni inimene mõtleb, et pingutad üle, et keegi ei hakka Rooma katoliiklasi siin ju puutuma, et me saame aru, et seda seadust tehakse ju Vene kiriku vastu, et Vene maailm ja Kremli ideoloogia siia Eestisse sisse imbuks, et kirik ja kirikupapid seda ei edendaks aga kuulame natuke, mida siis Jõks ütleb ja siis sa saad ka selle näite mängima panna. Jõks ütles Riigikohtu ees muuhulgas siis seda, et sellel seadusel on ka teatud heidutav mõju. Kui see seadus võetakse vastu, siis on ka usuorganisatsioonid teadlikud, millised seosed võivad olla ohtlikud, kaasa tuua ohu realiseerumise, millised mitte. Ühesõnaga, et kui julgeolekuasutus annab ohuhinnangu, eks ole, et suhted selle või teise paavstiga ohustavad Eesti Vabariigi väärtusruumi ja halvendavad meie ühiskondlikku kliimat ja mida kõike, et siis juba katoliku piiskop, kes siin kohapeal on parasjagu sel hetkel, teab juba ette, et kanooniline side Roomaga võib osutuda lubamatuks sidemeks, sest Jõks ütleb veel, et me praegu loome endale relva, selle seaduse näol, me loome endale relva, millega siis seda välismaise keskuse mõjutustegevust vähendada. Kui see seadus jõustub, siis õigusrikkumine seisnebki selles, et Eesti usuühing ei ole lõpetanud neid seoseid, mis võimaldavad seda Eesti julgeolekuohtu kahjustavat mõjutustegevust. Ühesõnaga, et kui ohuhinnang antakse kapo või mingi teise asutuse poolt, et mingisugune kanooniline side Roomaga või Moskvaga või Konstantinoopoliga või ma ei tea, Wittenbergiga näiteks ükskõik millega võib ohustada Eesti julgeolekut ühes või teises aspektis, siis usuühingud peavad juba ise ennetavalt selle sideme katkestama või neist on tehtud õigusrikkujad, ehk siis nad rikuvad seda seadust. Ehk siis põhimõtteliselt täiesti analoogne olukord vihakõne seadusega, kus kodanikud peavad hakkama ennast eeltsenseerima ja vaatama seda, et mida välja ütelda üldse, mida võib praeguses diktatuurilises situatsioonis välja ütelda, mida mitte. Ehk siis see preventiivsus nii vihakõne seaduses kui ka siin kirikute koguduste seaduses on täpselt analoogset laadi. Kuula nüüd ühte kirssi tordil, neid kirssi oli seal palju, seda oli suur tort, mida siis Jõks seal esitles. Ma tsiteerin nüüd või refereerin Jõksi väljaütlemist. Valitsuse arvates ongi see õigusrikkumine selles, et seda seost jaatatakse. Seda seost tolereeritakse kiriku poolt siis või usuühingu poolt. Seda seost kannatatakse ja sellega põhjustatakse oht Eesti riigile. Vaesed kristlased või üldse mis tahes usklikud ei teagi, milles siis see oht täpsemalt seisneb, aga neil on sidemed ja kui neile öeldakse julgeolekuasutusest, et need sidemed on keelatud ja kui nad neid ei katkesta, siis nende puhul on tegemist õigusrikkujatega. Täpselt, ja mida me räägime siin? Ja millest me räägime siin? Me tegelikult räägime mingisugusest üleüldse veel nagu potentsiaalsest ohuliinist. Me ei räägi üldse veel aktuaalsest, et konkreetsest konkreetsest ohust. Me räägime seda, et see side ise, see kanooniline side ise võib potentsiaalselt ohustada Eesti riigi julgeolekut. Ja see ise, selle sideme jaatamine on juba põhimõtteliselt kuritegu. Kujutate ette, milline nagu diktatuurlik vaimsus. Et me ei pea isegi just kui kapo ohuhinnangud, mille annab nagu genereerida seal kuskil laua peal nagu, ma ei tea,
kahe tunniga võib-olla pooleteist tunniga, eks ju, et me ei pea seda üldse ära ootama. Lihtsalt, et kõikidele kirikutele preventiivselt see, et kui ühiskond hakkab vaatama teie kanoonilisele sidemele viltu mõne emakirikuga, nii nagu Vene kirik Moskvaga või näiteks potentsiaalselt Prantsuse revolutsioonis see juhtus katoliku kirik Roomaga. Siis võiksite juba enam-vähem preventiivselt oodata, et küll see kapo raport ka teie kohta kohe laekub. See on see nagu idee. Ja kusjuures Jõks ütleb veel välja, et ta küsib, et milles Eestis asuv kirik on süüdi? Ega ei olegi süüdi. Ta on lihtsalt mõjutustegevuse vahend. Kuule, aga kuulame natukene aga nüüd seda. Kuulame seda. See oli ka vist selles kohas välja toodud. Kindlasti ei ole preventiivselt sund lõpetada. Seaduse eesmärk ei ole sund lõpetada preventiivselt. Küll on selle seaduse üks eesmärk, ja seda võib nimetada preventiivseks, heidutada, selgitada, millised võimalikud seosed on lubamatud, millised võimalikud seosed on lubatud. Ja nagu ma ütlen veel kord, selle seaduse rakendamise lähtepunkt on see, et on olemas julgeolekuhinnang. Kui julgeolekuhinnangut ei ole, siis mingit sundlõpetamist me rääkida ei saa. Ja julgeolekuhinnang muu hulgas, ma kujutan ette, toob välja ka, milles oht seisneb. See oht ei seisne ainult selles, kui see mõjutustegevus ei peaks Eestisse jõudma. Julgeolekuhinnangus tõenäoliselt, mina ei ole neid koostanud ja väga palju ei ole neid ka lugenud, seal siis tuuakse välja, et see oht seisneb selles, et see mõjutustegevus on juba jõudnud Eestisse või kohe jõuab, kui midagi ette ei võeta. Ehk see vastus teie küsimusele on, et sund lõpetamine ei ole preventiivne meede. Lõpetame kohe ühingu tegevus ära, siis ei saa üleüldse kunagi tulevikus, kui mingi oht peab tekkima, ei saa seda tekkida. Ja ma toon tähelepanu, siin oli ka küsimus selles, et milles see kirik on, siis Eestis asuv kirik on nagu süüdi. Ega ei olegi süüdi. Ta ei olegi süüdi. Ta on lihtsalt vahend. Ma küsin nii, et kas Eesti riigil on õigus ära keelata mingisugused mõjutustegevuse vahendid? Meediategevuse puhul, meediategevuse keelamisel aasta veebruar 2022 oli ju sama olukord. Eestis olid, ma täpselt ei tea, telekommunikatsiooniteenust pakkuvad ettevõtted, kes pakkusid, nad said raha sellest, et pakkusid Vene kanaleid. See keelati ära. Võib küsida, aga mida nemad tegid valesti? Mida tegid Eestis asuvad operaatorid, kui nad edastasid Venemaalt tulevaid telekanaleid? Võib-olla nad ei teinud midagi valesti, aga Eesti julgeolekuhuvides see lõpetati ära. Ma arvan, et see on täpselt praegu on samasugune olukord. Kui see oht on reaalne julgeoleku hinnangu põhjal, siis tegelikult tuleb see seotus lõpetada. Ja siis me jõuame selleni, et see seotus tuleb lõpetada, mitte sund lõpetamine. Mul tundub, et sellest nagu tänase arutluses me hüppame sealt kogu aeg üle, et me oleme kogu aeg sund lõpetada. Aga see on tagajärg, kuhu ta viib lõpuks ju, vähemalt võib viia. Võib viia. Aga kui ta selleni viib, siis see on tegelikult ju ka lõpuks nagu... Aga see ei ole ka ainult võib viia, see oli ka meie küsimus ju, et need seadusnäppente kohustuse see menetlus algatada. Seal on see teine tugev riive, eks ole. Aga okei. Nii, no nii. Väga huvitav asi, et ühelt poolt vaata see tsitaat, mille sa välja tõid, et see on lihtsalt nagu potentsiaalne tasand. Siis Jõks tundub, et ta räägib siin justkui endale vastu, et ei, et meil on ikkagi vaja nüüd tuvastada see oht, aga me kõik teame, kuidas see tuvastamine käib, nagu ma siin just eelnevalt rääkisin, eks me kõik teame, kuidas võidakse genereerida lihtsalt see oht kuskilt ex nihilo, kuskilt laua pealt, niimoodi olukorras, kus tegelikult õiguskaitseorganid ja süvariiklik aparatuur toimivad oma soodu ja toimivad ja teevad tellimust Eesti Vabariigi nii-öelda juhtkonnale, kes siin siis iganes, eelkõige loomulikult liberalistlikule ühisparteile. Et tehes niimoodi tellimust, neid ohuraporteid võidakse sealt genereerida. Ja loomulikult kogu see preventiivsuse temaatika on täiesti uskumatu, et see välja tuuakse. Ehk siis täiesti kuidagi häbitult
edendatakse totalitaristlikku mentaliteeti. Häbitult edendatakse seda mentaliteeti, et me ei pea enam üldse ootamagi, kui kuritegu on toime pandud, vaid me võime hakata teid menetlema enne kui nii nimetatud kuritegu, mis ei pruugi tegelikult olla üldse veel kuritegu. Oleme objektiivselt kuritegu, vaid see on lihtsalt Eesti sellise liberalistliku süsteemi jaoks kuritegu. Nii, enne kui see kuritegu toime pandaks. Ja see on nüüd väga oluline vahetegu. Ma pistan siia vahele, et see sama küsimus tekkis riigikohtunikel. Et küsiti Jõksilt kui valitsuse esindajalt, et aga meil on ju olemasolev regulatsioon juba eksisteerib, mis aitaks selliseid ühinguid sulgeda, mis tegutsevad Eesti riigi avaliku korra, põhiseadusliku korra ja need vastu. Et see on olemas. Tsiviilseadustiku üldosa seadus, paragrahv 40, sellele viidati. Ja Jõks pareeris selle küsimuse seade niimoodi, et ta ütles, et ühel juhul meil tuleb oodata, millal Eesti usuühing teeb midagi, mis on ohuks Eesti julgeolekule. See on siis, et kui me nüüd kahtlustame seda Eesti kristliku õigeusu kirikut kuidagi Moskva mõju levitamises Eesti ühiskonnas, siis seda ju ei ole toimunud, eks. Et Jõks nüüd ütleb, et me nüüd olemasoleva regulatsiooni alusel me peame ootama, kuni nad hakkavad midagi tegema. Nii. Teisel juhul, ehk siis selle kirikute koguduste seaduse täiendatud versiooni näol, ma tsiteerin nüüd jällegi Jõksi, me tegelikult ennetame selle ohu realiseerimist läbi selle, et usuühingul on teada, mis võib juhtuda, kui nad seda seotust ei katkesta. Et see on just nimelt, kuigi ta eitas preventiivsust oma sõnavõtu alguses, et siis tegelikult see on ju ikkagi just nimelt preventiivne, ehk siis ennetav meede. Ta nimetab siin mitu korda, ta rääkis heidutavast meetmest. Kirikuid tuleb heidutada. Ja tegelikult, kui ma püüan kokku võtta seda Jõksi positsiooni, mis siis tegelikult on Vabariigi Valitsuse positsioon, sest ta esindas seal Vabariigi Valitsust, et siis mind häirisidki just nimelt need mõttekäigud, et meil peab olema selline kirikute koguduste seadus, mis heidutaks kõiki usuühinguid, et usuühingud teaksid, kuidas nad käituvad, mida nad teevad, mida nad jätavad tegemata, et nad juba ise eelnevalt ja ennetavalt kontrolliksid oma tegevusi ja väljaütlemisi ja et riigil on vaja vahendeid, et siis ka ennetavalt nende välissidemed ära lõpetada nende usuühingute puhul, mis ei ole selles mõttes ju võrreldav üldsegi meedia väljaannetega või siis ka meediateenuste pakkujatega, kes siin vahendasid näiteks Vene kanaleid, mis ära keelati, et seal on tegemist lihtsalt äritegevusega, saadi tellijatelt mingisugust raha, vaatajatelt, eks ole, lugejatelt nende kanalite edastamise eest, maailmas usuühingute ehk siis kirikute koguduste puhul on tegemist ju ikkagi usuga, eks ole, see kanooniline side on usu osa, usuvabaduse osa. Nii et see on täiesti erinev asi. Ja eks siin võibki öelda tegelikult selle teema ka teatud mõttes kokku tõmbamiseks, et siin ongi meil ühelt poolt tegemist nagu presidendi õigusnõunik või esindaja, kes seal kohtus oli, Hent Kalmo, ütles, et probleemiks on äärmiselt lai sidemete määratlus. Ehk siis, et millised need usuühingute sidemed on, et seal ei ole ainult kanoonilised, seal on ka organisatsioonilised ja muud. Ja teiselt poolt on meil väga lai ebamäärane määratlus selle kohta, mis asi üldse on julgeolekuoht. Millised need julgeolekuohud on. Ja et kogu selle asja mõte on heidutus. Et me nüüd selle seaduse abil hakkame usklikke, kristlasi või ka teisi usklikke heidutama. Tähendab juba see mõtteviis on läbinisti totalitaarne, mille on siis Vabariigi Valitsus valinud, samuti Riigikogu koalitsioon valinud ja mida nad siis üritavad praegu Riigikohtus läbi suruda. Et kui see neil õnnestub, siis me tegelikult oleme teinud jällegi ühe väga-väga tugeva sammu või lausa mitu sammu totalitaarse ühiskonna suunas. Tendentsid, mis on tulnud just liberaalide valitsemise ajal, võimuloleku ajal siin väga jõuliselt
esile ja mis käivad, on käinud käsikäes kõigi nende muude algatustega. Vihakõneseadus on üks näide sellest muidugi, kus siis hakatakse hindama ka politseiametniku või mingi muu ametniku poolt, et kas selle väljaütlemisega on mingisugust ohtu põhjustatud või kas on alust karta või kas on alust arvata. Just nimelt see ametnik siis sõnastab selle aluse. Ja siis, mis on nagu eriti skandaalne, mille peale siis, ma ei mäletagi, mis ministeeriumi, kas justiitsministeeriumis või kes tegeles selle vihakõne seaduse, mis ei ole veel jõudnud Riigikokku, selle väljatöötamisega see vastav ametnik seal ütles, et aga inimestel ongi kohustus taluda nende suhtes algatatud menetlusi. Seda ütles siis Eesti riigiametnik. Inimestel ongi kohustus taluda nende suhtes algatatud menetlusi. Nii et kui kapo, prokuratuur, politsei, mis iganes Eesti riigi organ otsustab mingisuguse hinnangu või mingisuguse tunnetuse alusel sinu või minu või kellegi kolmanda isiku või mingisuguse ühingu vastu menetlust alustada, siis meil kõigil on kohustus taluda seda menetlust. Lasta ennast läbi lohistada kõikide kohtuastmete. Kusjuures meie oleme see kaitsetu pool, meie peame otsima advokaadi, meie peame maksma advokaadi kulutused, samuti käib see ju selle õiguse kiriku kohta, et neil on 2 advokaati palgatud, kes on kahtlemata head juristid, aga kirikule või usuühingule tähendab see tohutuid summasid. Ja teisel pool on riigi masinavärk, kes menetleb sind, menetlusalust, sul on kohustus taluda seda menetleb rahva raha eest, maksumaksja raha eest. Ja lõpptulemusena, kui kohtu kõrgeim aste otsustab sind õigeks mõista, otsustab nagu näiteks Pruunsilla puhul, eks ole, või siis ka Elmar Vaheri puhul otsustab, et ei olnudki alust sellist menetlust alustada, vale menetlus oli, vale alus oli, puudus kuritegu, puudus õiguse rikkumine, siis nemad ei vastuta ju selle eest. Keegi ei nõua neilt maksumaksja raha tagasi, keegi ei valanda neid ametnikke, vaid nad alustavad uue menetluse. Okei, selle menetlusega nüüd panime natuke puusse, aga mul on siin arvuti ees lahti, et menetlusdokument, keda me siis nüüd täna menetleme. Ja see on tegelikult selline pilt Eesti riigist, mis on sügavalt eemale tõukav ja ma usun, et me keegi sellist riiki tahtnud ei ole ja sellist riiki me ei tohi lasta ehitada, arendada ja selles suhtes ma loodan, et ka Riigikohus ikkagi paneb sellele täiesti skandaalsele kirikute koguduste seadusele pidurit. Ma loodan seda väga, ma ei tea, kas see nii on, aga ma loodan, et Riigikohus ehk ikkagi selle otsuse taolisel kujul teeb. Mina loodan samuti, no mis siit välja paistab kogu selle preventiivsuse ja kirikute kiusamise taustalt on see, et meile hakatakse ehitama siia sellist revolutsioonilist vabariiki. Kõige klassikalisemat Prantsuse revolutsioonist tulenevat ja sugenevat revolutsioonilist vabariiki, mis võtab õiguse enda kätte ja diktatuuriliselt kehtestab oma enda tahte ja tavaliselt on selleks peamiseks nagu ideoloogiliseks aluseks mingisugune üks suur loosung. Olgu siis, 3 tõsi, vabadus, vendlus ja võrdsus Prantsuse revolutsiooni puhul, aga meil võib ütelda, et see ei ole enam vabadus, vendlus ja võrdsus, selleks on see sama julgeolek. Ja sellest on saanud nüüd absoluutne malakas, millega suruda kõik ühiskonnas ühte kasti, millega suruda ühiskonnas maha usu ja südametunnistuse vabadus, millega suruda maha väljendusvabadus, sõnavabadus ja just kui kõik kiidavad selle heaks, sest tegu on ju julgeolekuga. Tegu on sellega, mis meil on kõige olulisem, et venelased ei tuleks siia, et Eesti Vabariiki üle ei võetaks, et siin ei oleks mingit kahjulikku mõjutustegevust, et kahjuliku ja sõjaka naaberriigi agendid ei tegutseks siin ja mõjutaks Eesti Vabariigi vastu. Et siis on kõik just, kui peaksid panema oma suu kinni ja ütlema, et ei, vaat see on nüüd selline Sancta Sanctorum, see on nüüd selline kõige püham asi, kõige püham argument, millele toetudes me võime vaata, et peaaegu kõik teised põhiseaduslikud õigused ja vabadused jalge alla talluda.
Ja kui me seda nüüd läbi ei hammusta, seda täiesti manipulatiivset käitumist riigi poolt, kasutades seda nii-öelda Eesti rahva nõrka kohta, julgeolek, Venemaa, Kreml ja mõtleme, et selle abil me võime põhimõtteliselt kõik meie senised vabadused ja õigused ära tühistada, siis tegelikult me ei vääri oma vabadust ja siis me ei ole enam see riik, et siis meie üle valitsebki selline revolutsiooniline vabariik. Selle edasiarendused olid seal 1800-ndatel Hispaanias, Portugalis, igal pool, mis oli selline tõeliselt antikristlik, vabamüürlik vabariik, selline sõjakalt vabamüürlik vabariik, mille eesmärgiks oligi suruda üks osa ühiskonnast ja kristlaskond lihtsalt enda loosungite alla ja preventiivselt teha seda, et keegi ei tuleks kuskil sellist vabariiklikku, laitsistlikku rahu häirima, et kirikule ei tekiks nagu huve hakata ühiskondlikke protsesse suunama ja kristlaskonnal samuti mitte. Ei, nemad peavadki istuma seal, et preventiivselt, sest muidu tuleb kohe veel sandarmid ja siis pannakse teid seina äärde. Hispaania kodusõjas pandigi. Nii. Aga see on see sama muster ja tegelikult see on nagu Eesti Vabariigi ajaloole niivõrd võõras muster, et kui me vaatame esimese vabariigi ajalugu, siis ikkagi esimesed põhiseadused olid äärmiselt liberaalsed just nimelt kõikide uskude ja erinevate osade suhtes. Tegelikult isegi ju, selle üle võib vaielda, aga 30 või nagu Pätsi režiim vist nüüd nagu kirikuid otseselt nagu taga ei kiusanud, et seal Rahamägi ja teised tekkisid probleemid Pätsi režiimiga, tõsi, aga sellist nagu preventiivse totalitarismi režiimi, isegi nagu Pätsi riigi ajal veel ei tekkinud, et see totalitaarne mentaliteet, et me võime panna teid vangi ja süüdi mõista veel enne, kui te olete kuriteoga hakkama saanud, me hakkame menetlema teid veel enne, kui te kuriteoga hakkama olete saanud, on midagi täiesti õõvastavat, totalitaristlikku ja tegelikult sellised inimesed nagu endine õiguskantsler Allar Jõks, kes täitsa nagu sirge näoga tuleb rääkima sellist juttu, peaksid häbenema, siiralt häbenema, et selliseid totalitaristlikke mõtteavaldusi üleüldse väljendatakse ja kogu see seltskond seal tegelikult, kogu see valitsuse seltskond seal peaks häbenema selle üle, et inimese nagu selgelt usuvabadust, sõnavabadust, ohtu seadvaid seadusi sellise sirge, rahuliku, asjaliku näoga edendatakse. See on häbiasi tegelikult Eestis. Ja toob esile ainult selle, et me oleme väga, väga lähedal üha kasvavale diktatuurilisele õhkkonnale Euroopas, aga just meie väikses pisikeses koduvabariigikeses samuti. Selles väikses eestikeses, kus meid on alla 1 miljon eestlast, et ühed eestlased tulevad ja hakkavad kehtestama diktatuuri teiste eestlaste vastu. See on tegelikult peaks olema meie nagu rahvuslikku konstitutsiooni, rahvuslikku mentaliteeti arvestades täiesti talumatu, vaadates ka tõesti ka Pätsi režiimi nagu hoiatuslikele eeskujudele. Ja see, et seda tehakse selle ühe julgeoleku loosungiga, see loosung tuleb läbi näha, see on üdini manipulatiivne, see on üdini valelik ja niimoodi ei saa enda õigustest loobuda, et loobutakse turvalisuse või loobutakse julgeoleku nimel oma olulistest õigustest. Aga see on sama asi, mis toimus koroona ajal. No täpselt sama, ma oleksingi sinna tulnud, aga meie saade hakkab juba vaikselt sinna jõudma lõpupoole. Et lihtsalt vahemärkuse või lõpurepliigi korras, et tegelikult me näeme nende samade mustrite kordumist. Et koroona aeg andis mitte ainult Eesti, vaid ka paljudele valitsustele kätte idee, et meil on võimalik kas siis turvalisuse või julgeoleku argumendiga hakata inimeste õigusi kokku võtma. Ja isegi, võib-olla see idee ei ole nende puhul mitte see, et nüüd neid vabadusi ja õigusi kokku võtta, kokku tõmmata, vaid see on riigipoolse kontrolli suurendamine ja laiendamine ja kehtestamine, jõulisem kehtestamine ühiskonnas. See on see, mida tegelikult need valitsejad
silmas peavad ja mis on lihtsalt nendele mugav, mida rohkem riik suudab kontrollida igasugust eriarvamust, igasugust, mis võib seda režiimi ohustada, režiimi poolt aetavat poliitikat ohustada, ideoloogiat ohustada, sellega on võimalik efektiivsemalt toime tulla. Ja see on see, mis tegelikult on nii koroona diktatuuri kui ka praeguste selliste katsete puhul oluline teada, et nendele mitte alluda, mitte sellega kaasa minna, isegi kui see kiusatus on, et paneme need Vene sibulakuurid kinni, saadame need Vene papid välja, mis nad siin Eesti pinnal tegutsevad, et niikuinii on Putini meelsed ja Putini poolt veel makstud ka. Et väga lihtne on ennast lasta üles keerata sellistel argumentidel nagu koroona ajal, et see inimene, kes ei ole vaktsiini saanud, kes ei ole seda süsti teinud, võib sulle osutuda ohuks, võib su vanaema ära tappa, võib su lähedased ära tappa, levitada ohtlikku nakkust ja selle ärahoidmise huvides me piirame teie kõigi vabadusi, paneme ettevõtluse kinni, keelame teil tänaval koguneda ja nii edasi, nagu hiljaaegu mäletame seda kõike. Et need on need ettekäänded ja need õigustused, millega tegelikult hävitatakse vaba ühiskonda. Ja kui ma enne ütlesin, et siin selle kirikute koguduste seaduse puhul on nagu kaalukaussitel, ühel pool on julgeolek ja teisel pool on vabadused või siis vaba ühiskond, siis tegelikult see julgeolek on ka paljuski pseudojulgeolek. See on lihtsalt ettekääne või argument, mida siis kasutatakse julgeoleku pähe, mis ei pruugi üldsegi olla seotud Eesti julgeolekuga või reaalse julgeolekuga, vaid mis on lihtsalt ettekääne võimudele, et kui me laseme kapol koostada sellise sobiva julgeoleku hinnangu, et siis sellel ettekäändel me saame ükskõik kelle kinni panna ja ükski kohtunik ka ei küsi, kui see asi kohtusse jõuab, sest kui on kapost tulnud julgeoleku hinnang, siis kes on kohtunik, et ta hakkaks sellega vaidlema, kes on ajakirjanik või üldsus. Nii et me oleme tegelikult riigina, eriti just liberaalide valitsemise ajal, liikunud väga, väga ohtlikusse suunda ja see ei ole ainult tegelikult kirikute usuhingute küsimus, on tegelikult meie kõigi küsimus, et kas me tahame vaba ühiskonna jätkumist siin Eestis või kui see on meil ükskõik, siis laseme asjadel nii minna ja kui see ei ole meil ükskõik, siis on praegu veel viimane aeg reageerida ja midagi ette võtta. No eelkõige olgu see sõnum Riigikohtule, et mina tõesti loodan samamoodi, et Riigikohus võtab tõepoolest mõistuslikult seda asja ja saab aru kogu selle olukorra väga tõsisest ohust meie põhiseaduslikele vabadustele, mida on tõesti väga edukalt kaitsnud ja kommenteerinud nii president kui ka tema õigusnõunik. Et müts maha presidendi õigusnõuniku ees, äärmiselt terav, äärmiselt mõistlik lähenemine, Hent Kalmo. Ja Riigikohus peaks aru saama just väga, väga lihtsast printsiibist, et kui nüüd praegu sund lõpetada ja kinni panna nii-öelda sibulakuurid, siis järgmisena sund lõpetatakse ja kinni pannakse võib-olla teid. See kogu Eesti rahva kohta. Te praegu teete siin möönduse selle sibulakuuride juures, aga järgmisel hetkel võite olla teie need, keda kinni pandakse. Ühel või teisel põhjusel, me ei tea. Nii. Et kui see diktatuurlik mentaliteet levib, siis alati mõelge seda, kes on siit järgmine. Ja see võite olla teie, head inimesed. Aga ma tänan sind, Veiko, selle mõttevahetuse ees siin Objektiivi stuudios ja vestleme edasi. Aitäh kutsumast!